Millal siis ikkagi tuleb tulumaks maksta? Räägin selles videos veidi, millal tuleb kinnisvara müües maksud ära maksta, millal mitte. Ehk see on veidi tekkinud müüte vähendada. Tulumaksuvabalt saab müüa ainult enda elukoha ja sedasi saate müüa 2 aasta jooksul ühe elukoha, et see liiga suureks businessiks ei kasvaks. Ja kõik muud, krundid, äripinnad, üürikad, kui müüte, tuleb tasuta tulumaks. Nüüd, kes mingil hallil alal majandab, see küsib muidugi kohe edasi, et kuidas ma tõestan, et see minu elukoht on. Või kuidas maksuamet tõestab, et see minu elukoht ei ole. Kui kaua sa kuskil elanud oled, siin ei ole mingit vahet. Peaasi, et see oleks su reaalne elukoht. Ja tegelikult elukohtasid võib inimesel olla ka 2. Näiteks kui sul pere elab ühes kohas, tööl käid teises kohas, no ütleme, pere elab Tartus, tööl käid Tallinnas, nädala sees oled tööl, elad Tallinnas, nädalavahetusel tuled pere juurde, siis on loogiline. Kui on tegemist lapsepõlvekoduga, siis samamoodi ei tohiks probleeme olla müümisel. Näiteks mul on maal vanemate kodu, ma olen seal üles kasvanud, praegu ka nädalavahetustel käin seal. Kui nüüd nad peaksid mingil põhjusel selle mulle kinkima või müüma või pärima ja ma otsustan selle kohe edasi müüa, siis keegi ei hakkaks minult tulumaksu küsima. Plus ma saan seda reaalselt ka näidata enda elukohana. Ma käin seal, mis sest, et ma elan seal nädalavahetustel ainult. Nüüd, mida maksuamet jälgib, nad võivad päriselt ka asjad end koguda, kas see oli sinu reaalne elukoht. Ehk, kas sa reaalselt ka elasid seal. Aga mida kõige esimesena vaadatakse, on sul veel kinnisvara. Kui sul see ongi ainukene korter, siis suure tõenäosusega elasid ka seal. Ehk kui mingeid liigutusi, kinkimisi siin planeerite, siis pidage see kindlasti meeles. Ja viimane asi, enne kui mingit skeeme hakata välja mõtlema. Arvutage, kui suur üldse tulu on, mille pealt maksud tuleb maksta. Võib-olla summa on üliväike. Tulumaks ei tule müügihinnast, vaid teenitud tulu pealt. Ehk kui olete omal ajal ostnud, soetusmaksumus läheb maha müügihinnast, ehk siis teenitud tulu, ja tulumaks on siis sellest 20%. Kui kahtlete, pea, kuidas käituda, siis kindlasti konsulteerige pädeva maksunõustajaga, finantsplaneerijaga, pädeva maakleriga. Tšau! Olen praegu kõik need videod teinud teemadel, mis mul on parasjagu pähe tulnud. Kui ma saan teie mingitele küsimustele vastata, andke mulle märku. Kirjutage mulle või pange kuskile siia kommentaaridesse. Saan võib-olla nendel teemadel hoopis rääkida. Üritan ju ikkagi teile väärtust luua. Aga näeme jälle. Seniks, tšau!